Teeme läbi ühe harjutuse või ülevaate sellest, et kuidas toimub või miks toimub üldse levi erinevate tsoonide vahel. Meil on siin hetkel toodud üks tsoon ja loome sinna kõrvale siis veel ühe tsooni, millel ei ole siis välispiiretega kontakti, aga tal on kontakt siis selle olemasoleva tsooniga. Et loome niisuguse enam-vähem sarnase suurusega tsooni. Siit nüüd, kuidas seda kontakti siis näha, et tal on tsoonide vahel kontakt, on mõistlik võib-olla kõigepealt kas siis vaadata siit, et kui panna ta kaugemale, siis lohistades seda järjest lähemale, siis siin tekib järsku mingi punktiirjoon, mis näitab siis, et ta on nii-öelda siis selle vaikeväärtusena defineeritud siseseina konstruktsiooni kaugusel. Kui vaadata nüüd 3D-st, siis siin näitab, et kahe tsooni vahel on seinakonstruktsioon tekkinud. Kui me seda tsooni nüüd uuesti siis väljapoole nihutame, paneme ta natuke kaugemale, siis on näha, et see konstruktsioon ära kadunud, ehk siis tegelikult nii-öelda siis need pinnad nüüd on siis adiabaatsed pinnad, ehk siis kahe tsooni vahel soojuslevi ei toimu. Paneme ta nüüd siia tagasi. Või õigemini loome kõrvale siis 12 tsooni, kopeerides need tsoonid. Ja viin siis selle teise tsooni siis siia vastu, ehk siis meil on tekkinud kaks olukorda, kus esimesed kaks tsooni on üksteisest eemal, nende vahel ei ole siis soojuslevi ja siis teised kaks tsooni on siis üksteisega ühendatud, ehk siis nende vahel on soojuslevi. Kuidas seda veel nii-öelda tuvastada, ehk siis on võimalik siis luua mudel, ehk siis ehitada mudel sellest, ehk siis detailsem mudel. Ja seejärel siis vajutades skemaatiku peale, siia tekkis selline lisaaken nüüd, vajutades selle peale, siis on võimalik näha, et siin on nii-öelda siis tsoon ja siis see tsoon 1, nende vahel mingisugust ühendust ei ole, aga siin on tsoon siis 1 ja tsoon 2. Võib-olla siis nimetame nad ka vastavalt. Ehk siis ja tsoon 2. Teeme uuesti mudeli. Siis nad lihtsalt kajastuvad need nimed siis ka seal skemaatiku osas. Ehk siis siin on meil siis näha, et tsoon 1 ja tsoon 2 on siis meil ühendusega, siin on siis selline nii-öelda siis ühenduse lüli ka siis lisaks loodud visuaalselt, et meil oleks siis parem eristada. Ja kui me nüüd lähme siis näiteks kõigepealt sinna esimestesse tsoonidesse sisse, siis teeme need kaks tsooni lahti.
Need on siis need 2 ilmaühenduseta tsooni, et kui me siin tsooni sisse vaatame, siis me näeme kohe ära, et siin parempoolne tsoon on siis see aknaga tsoon, mis on välisseinaga kontaktis. Siin on siis lisaks ka selle väliskeskkonnaga kontaktis olev sein välja toodud. Et kui me vaatame, et siin on siis kirjeldus ka, et ta on next wall, ehk siis ta on external wall, ehk siis välissein. Ja siis teised on siis kõik meil siseseinad. Et ta näitab siin peal ka internal wall. Ja kui me siis vasakpoolset vaatame, siis siin on siis kõik need siseseinad, et tal ei ole väliskeskkonnaga siis ühendust. Kui me need lahti teeme, siis ta näitab siin object type on adiabaatne sein, ehk siis AD wall, ehk siis adiabaatne sein. Et kui me need kõik lahti teeme, siis saame kinnitust, et nende konkreetsete selle tsooni seinad on kõik siis adiabaatsed nii-öelda siis tehtud. Aga ja siis, kui me vaatame siis samuti siis siia teised siis siseseinad, siis teised tsooni siseseinad, siis need on ka defineeritud adiabaatsetena. Ja kui me nüüd siis läheme nendesse teistesse tsoonidesse, mis on siis selle väikese ühendusega. Teeme need lahti. Need on siis nüüd ühendusega, ehk siis vasakpoolne on meil siis väliskeskkonnaga ühenduses olev tsoon, kus on siis see aken näha ja siis ka siis välissein. Ja siis parempoolne on meil siis sisekeskkonnaga ühenduses olev tsoon. Siin on siis selline olukord, kus kohas on näha parempoolsel, et nii-öelda seda 4. seina justkui ei olekski siin defineeritud, aga siin saab siis näha, et siit läheb üks nii-öelda siis ühendus teise tsooniga. Ehk siis kui me siit vasakule poole siis lähme, et kui me vaatame, et kus see ühendus nagu võiks minna, et kui me teeme lahti selle ühenduse, siis ta näitab meile, kuidas ta ühendatud on ja teeme sama nii-öelda siis selle nii-öelda siis ühenduse lahti ka teise tsooni peal. Et kui me nüüd neid siis nii-öelda võrdleme omavahel, et siis on siin connection path'i alt siis näha, et nii-öelda siis millega ta siis nagu ühendatud on. Ja siin on siis näha nii-öelda, et see nii-öelda tsoon on ühendatud siseseinaga, nii-öelda siis term B siis pinnaga, termilise pinnaga, kontaktiga. Ja siis siin siis selle vasakpoolse tsooni juures on siis pind konkreetselt siis internal wall term B, ehk siis see on siis nii-öelda siis ühenduse lüli. Ja siis samamoodi siis kui see vasakpoolne tsoon on ühendatud wall term 3-ga, tsoon 2 ühendusega, siis see on ka siis siin siis näha. Ja kuhu see ühendus siis tuleb, et kui me vaatame siis neid seinatüüpe, mis siin on, samamoodi kõik on adiabaatsed seinad, siis see ühendus, mis siis siia järgmisesse tuleb, on see sein on siis nii-öelda BD wall, ehk siis tegemist on siis juba nii-öelda siis soojuslikult nii-öelda siis mitte adiabaatse seinaga, ehk siis kui me vaatame siia koodi alla, siis siin on ära kirjeldatud, et toimub see läbi selle seina soojuslevi. Et kui me võtame näitena siis selle AD wall, siis selle kirjelduses on ainult siis soojusmahtuvuse osa. Aga kui võtta jah, siis
see nii-öelda siis seina osa, siis ta on põhimõtteliselt sama kirjeldusega, mis on välisseil tegelikult, et ka välissein on siis VD-Walli nii-öelda siis mudel, ehk siis ka siis toimub siis soojuslevi. Ehk siis nende kahe tsooni vahel toimub soojuslevi tänu siis selle nii-öelda ühendusele. Ja kui me teeme siis siit sellesama mudeliga simulatsiooni, vaatame kõigepealt, et meil oleksid kõik vabasoojused samad, paneme valgustuse kõik 5 ja seadmed paneme 10 peale. Ning tuleb ühte asja veel vaadata, et meil ei tekkinud olukorda, kus kohas vahel siis nii-öelda võib juhtuda olukord, et kui me nihutame neid tsoone, et siis need vabasoojuste asukoht võib siis erineda. Seda näeb ka siis sellel juhul, kui me teeme simulatsiooni, jooksutame, et siis ta annab meile ka nii-öelda erroreid sellel puhul, kui tal ei ole siis kõik vabasoojused tsoonis sees. No seekord õnnestus, et kõik vabasoojused olid kenasti tsoonis sees. Ja kui me nüüd läheme, siis saime tulemused kätte, lähme details aknasse ning meil olid siis, vaatame korra üle, et need tsoonid, mis on nüüd siis, mis ei olnud siis väliskeskkonnaga kokkupuutes, on siis tsoon 1 ja siis teine on meil tsoon 2 ühendusega. Lähme siis details aknasse, teeme need mõlemad lahti, ehk siis kõigepealt vaatame energiabilanss, nii-öelda siis energia siis väljatrükki. See on siis see tsoon 2 ühendusega ja siis võtame ka tsoon 1 lahti. Nii, vasakpoolne on meil siis see tsoon, mis ei ole nii-öelda siis teise tsooniga ühenduses ja parempool pool on siis see tsoon, mis on teise tsooniga ühenduses. Et mida me siis siin vaadata saame, on see, et ehk siis soojuslevi läbi siseseinte, ehk siis see internal walls and masses, ehk siis siseseinad ja kõik igasugused massid, mis sees on. Et siin on näha parempoolsel, mis on siis ühendatud teise tsooniga, siis siin toimub nii-öelda siis soojuslevi läbi seinte, kuna siin nii-öelda siis energiabilansis on miinusmärgiga, siin puhul siis pigem siis sellest tsoonist liigub soojus välja. Ja vasakpool on siis puhtad nullid, ehk siis soojuslevi meil ei toimu. Ja kui me vaatame nüüd siis määrusjärgses energiaarvutuses toodud mudelit, mis on siis selline mudel meil, kus kohas meil oli olukord, kus all on meil siis köetavad pinnad ja siis üleval on siis üks terve tsoon, mis on siis nii-öelda katusealune, küll kinnine ja siis ühenduses alumiste korrustega läbi siis selle vahelae, mille konstruktsioon saame kohe vaadata, et kui me selle tsooni lahti teeme, siis vaatame selle katuse konstruktsiooni selliselt, et kui me selle katuse lahti teeme, siis selle katuse osa advanced all on siis sisemine konstruktsioon, on vahelagi originaal. Ja kui selle lahti teha, siis on näha, et siin on puistevilla mingi osa, siis on betoon
plaat ja siis allpool on siis lae siis siseviimistlus on kipsplaat. Ja selle konstruktsiooni U-väärtus on 0,096 ehk siis päris hea U-arv. Ja kui me siis olemegi loonud sellest samast mudelist nüüd siis nii-öelda siis detailsema mudeli ehk siis sinna schematic aknasse lähme taaskord. Siis see tsoon 1 on meil see katusekorrus ja näiteks siis võtame elutoa tsooniga lahti. Et võtamegi siis kohe elutuba ja siis võtame ka tsoon 1 lahti, Windows ja elutuba. Saame siis uuesti lahti tsooni. Ning siit siis saamegi siis vaadata detailsemalt jällegi, et kui vasakul pool on meil see elutuba, siis siin on siis mitmeid nii-öelda ühendusi teiste tsoonidega. Aga kui me vaatame siis seda viimast osa, vabandust, need on kõik seinad, et kui me vaatame siis nüüd seda lage, ehk siis täpselt sama analoogselt nagu toimub seintega selline ühenduse loomine, siis samamoodi toimub ka siis lagede, vahelagede ja siis nii-öelda põrandaga, ülemise korruse põranda ja siis alumise korruse siis laega. Analoogne ühendus, ehk siis siin samuti on siis nii-öelda siis seina või nii-öelda siis üldse nii-öelda soojuslik mudel on PDF wall, kui me selle lahti teeme, siis siit koodi alt samamoodi on siis võimalik näha, et siin toimub arvutus siis, kus toimub siis läbi seina või siis lae sel puhul soojuslevi selle mudeli järgi. Ja see siis on siis elutoast omakorda ühendatud siis selle nii-öelda siis selle tsooniga tegelikult eraldi ühendatud, et kui me vaatame nüüd seda nii-öelda katusekorruse tsooni eraldi, et siin on tegelikult siis põrand on ikkagi meil nii-öelda siis adiabaatne kirjelduse järgi, aga tsooni vahel siis toimub ikkagi see ühendus siis kahe tsooni vahel, ehk siis soojuslevi toimub siis nende kahe tsoonide vahel. Ja kui me siis vaatamegi siis neid selle mudeli siis tulemusi, ehk siis vaatame, kuidas läbi siis sisevahelae siis toimub siis see soojuslevi läbi siis alumise ja ülemise nii-öelda siis korruse vahel. Siis vaatame seda tsoon 1 energiabilanssi ning siin ongi samamoodi näha, et läbi siseseinte ja siis toimub siis ikkagi soojuslevi, siis sel puhul siis soojuslevi tsooni 1 ehk siis toimub nii-öelda siis soojusvahetus, ehk siis ta ikkagi arvestab nii-öelda seda energiabilansis seda osa ka. Ja siit siis minu poolt kõik ja kõike head!